Lihavõtetega algas ka kiikumisaeg. Kiigemeistritele viidi tänuks mune, võid, kindaid ja sukapaelu. Järgnevalt näitamegi 2 viisi, kuidas punuda lihtsat paela. Selleks on vaja ainult erivärvi lõnga ja kääre. Esimese paela jaoks on vaja 2 ühepikkust lõnga. Lõnga pikkus oleneb sellest, kui pikka paela soovid. Tee lõngade otsa umbsõlm ja moodusta ühest lõngast aas. Mis ma nägin kõrgelt kaugel. Tehtud aas võta nimetis sõrmele ja teise käe sõrmega tõmba läbi aasa uus aas. Lase esimeselt nimetis sõrmelt taas maha ja tõmba see kokku. Ligi taevast sada, Tõmba läbi alles jäänud aasa järgmine aas. Jätka, kuni oled saanud sobiva pikkusega paela. Ligi kuuda kõrgeda, et see paistab kaugella, Pärga päästa sõlge rinnast. Nägin ma ja Teise paela jaoks võta 3 värvi ühepikkused lõngad ja seo millegi külge. Näiteks sobib lauajalg, ukselink või toolileen. Seo nii, et mõlemasse kätte jäävad ühepikkused lõngad. Jaga lõngad nii, et kummaski käes oleks 3 värvi lõngad. Kaev oli mere keskella. Järjesta lõngad mõlemas käes nii, et sisemised, keskmised ja välimised lõngad oleksid ühte värvi. Alusta põimimist, ristates kõigepealt omavahel välised lõngad, nii et väline lõng paremast käest liigub vasakusse ja vastupidi. Seejärel rista omavahel keskmised lõngad, nii et paremast käest liigub keskmine lõng vasakusse kätte ja vasakust käest paremasse kätte. Viimaks rista samal viisil ka sisemised lõngad. Alusta jälle otsast ning jätka, kuni oled saanud sobiva pikkusega paela. Mis selles julasessa oli, kägus julasessa oli, mis selle käo käppa pealla, lapselle käo Kui paelad on valmis, on aeg seada sammud kiigele. Lapselle käo käppa pealla, mis selle lapse rinnas oli, mis